Tundub, et mõlema poole kannatus on katkenud. Lähis-Ida sõda on puhkenud uue jõuga. Iraan ründab praegu massiivselt rakettide ja droonidega USA sõjaväebaase Kuveidis ja Bahreinis ning ka tsiviillaevu Hormuzi väinas. Ameerika Ühendriikide armee sooritab ööpäeva jooksul teist korda õhulööke Iraani territooriumile ning USA president Donald Trump ähvardab taas avalikult Iraani kui riiki hävitada. Ja nüüd arutatakse Teheranis juba otse ja avalikult, miks riigil on eluliselt vajalik arendada tuumarelva. Ja kumbki pool ei kavatse praegu taganeda ning vastastikuse mõistmise memorandumist on kõik justkui unustanud. Üha rohkem analüütikuid kinnitab, et relvarahu režiim on juba rikutud ja pole mingit mõtet läbirääkimisi jätkata, kui isegi vaherahu põhilisi tingimusi on rikutud. Samal ajal kukkus Saudi Araabias müstilisel kombel alla riigi suurima naftatootmisettevõtte Saudi Aramco helikopter. Samal ajal sõlmisid Washingtonis Iisrael ja Liibanon järjekordse rahulepingu relvarahu kehtestamiseks. Kuid nii Iisraelis, Liibanonis kui ka Ameerika Ühendriikides mõistetakse suurepäraselt, et sõlmitud leping ei pruugi kunagi tegelikkuseks saada ja ametnikud räägivad sellest juba otse välja. Ja nii kui uus leping allkirjastati, teatas Iisrael taas, et ta on valmis rünnakuteks Liibanoni vastu. Üldiselt vaatame nüüd, mis praegu Lähis-Idas toimub. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame koos kõiki neid teemasid põhjalikult. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätka oma kommentaar selle video alla. Alustan seda saadet kõige kõmulisema uudisega Lähis-Idast ja see ei puuduta isegi neid vastastikuseid lööke Iraani ja USA vahel. See puudutab Iraani tuumaprogrammi. Valitsusmeelne Iraani väljaanne Fars arutab täna, viidates Iraani ametnikele, miks Iraanil pole enam muud valikut kui tuumarelva loomine. Kommentaar ilmus uudisteagentuuris Fars, mis on tihedalt seotud mõnede Iraani poliitilise ja jõustruktuuride eliidi esindajatega. Ja mis on oluline eriti konservatiivide ja islamirevolutsiooni kaardiväe korpuse seas. Ja edasi toon teile tsitaadi sellest samast Farsi väljaandest. Iraanil ei ole muud teed peale tuumaheidutuse saavutamise, nii et sõjaline võimalus Iraani okupeerimiseks ja jagamiseks on välistatud. Vajaliku rahunemise saavutamiseks peab Iraan kindlasti saavutama tuumaheidutuse, et olla kindel, et ülejäänud küsimused lahendatakse just läbirääkimiste teel. Ainult sel juhul saab USA-ga pidada läbirääkimisi nõuetekohasest positsioonist. Tuumaheidutus tähendab võimalus saavutada jõudude tasakaal Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vastu, kellel on aatomipommid. See ei tähenda, et sõda ei tule, vaid pigem seda, et konflikti ulatus muutub kontrollitavaks. Sellised mõtiskused ilmusid Iraani meedias ajal, mil mõlema poole rünnakud on sagenenud. Vastuseks laupäevasele rünnakule kaubandusliku tankerilaeva vastu andsid Ameerika sõjaväelased uusi lööke Iraani sihtmärkidele ning president Trump ähvardas täiemahulise sõjavõimalusega. Ameerika Ühendriikide teine rünnakulaine Iraani vastu viimase 24 tunni jooksul toimub kasvava pingete taustal Hormuzi väinas ning võib seada ohtu habras vastastikuse mõistmise memorandumi USA ja Iraani vahel. Kuveidi armee ja Bahreini siseministeeriumi andmetel vastas Iraan USA löökidele droonide ja rakettidega, rünnates Kuveiti ja Bahreini. Kohalikud meediaväljaanded tsiteerisid Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe avaldusi, milles ähvardati uusi jõulisi rünnakuid laevadele Hormuzi väinas ning mainiti võimalust rahuprotsessi peatamiseks. See tähendab, et Iraanis öeldakse juba selgelt välja, et nad on valmis peatama selle 60-päevase relvarahu memorandumi. Varem laupäeval lasi Iraani islamirevolutsiooni kaardivägi ründedrooni MT Kiku naftatankeri pihta, mis liikus läbi Hormuzi väina ja vedas üle 2 miljoni barreli toornaftat. Intsident toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA ründas Iraani sihtmärke vastuseks teisele rünnakule. Samalaadset kaubalaeva rünnati neljapäeval. Tuletan meelde, et siis liikus Taiwani naftatanker läbi Hormuzi väina, kuid oli Omaanile lähemal. Iraanlased otsustasid, et see rikub nende isikliku arusaama sellest, kuidas laevad peaksid Hormuzi väina läbima. Ja lõpuks ründasid nad seda laeva 4 Shahedi drooniga.
ja vastuseks esimesele Ameerika löögilainele hündasid iraanlased laupäeva varahommikul sihtmärke Bahreinis. See lisandub rünnakule tankeri vastu. Üldiselt näete, et see kõik käivitas ahelreaktsiooni ja kuidas seda peatada, pole selge. USA armee keskväejuhatuse avalduses öeldakse, et Ameerika lennukid ründasid Iraanis sõjaväeluure infrastruktuuri, sidesüsteeme, õhutõrjeobjekte, droonide ladusid ja miinipanijaid. Lõpuks kinnitas laupäeva õhtul USA president Donald Trump sõnumis Trussonse veebilehel rünnakute fakti ja ähvardas uute löökidega. Järgneb Ameerika presidendi tsitaat. Võib-olla saabub hetk, kui me ei saa enam tegutseda mõistlikult ja oleme sunnitud sõjaliselt lõpetama meie alustatud töö. Kui see juhtub, siis Islamivabariik Iraan lakkab olemast. Tuletan meelde, et vaid 10 päeva tagasi allkirjastasid USA ja Iraan pidulikult sõja lõpetamise lepingu ning alustasid diplomaatilisi läbirääkimisi. Järgmisel päeval teatas Trump, et see tehing on, tsiteerin, iraanlaste tingimusteta kapituleerumine, kuid sellest ajast alates on pinged pidevalt kasvanud ja pole näha, et Iraan oleks kapituleerunud. Lisaks tiksub aeg ja 60-päevane vaherahuperiood Iraani ja USA vahel hakkab tasapisi lõppema, samal ajal kui arutelu Iraani tuumaprogrammi tuleviku üle pole isegi alanud. Ja 60 päevast on juba 10 möödas. Ja siin on vastus Ameerika rünnakule. Islami revolutsiooni kaardiväe korpus teatas täna, et nende mere- ja õhujõud lasid ballistilisi rakette ja droone USA armee Ali al-Salemi lennubaasi pihta Kuveidis. Donald Trump on juba hoiatanud Teherani, et riik hävitatakse sunniviisiliselt, kui nad jätkavad. Lisaks Kuveidi lennubaasile teatab Islami revolutsiooni kaardiväe korpus rünnakutest USA 5. laevastiku vastu Salmania sadamas, Bahreini pealinnas Manamas. Ametlikke kinnitusi veel ei ole, kuid siiski on tegemist 2 rünnakuga 2 erinevas riigis. Kuveidi sõjaväelased teatavad, et riigi õhutõrje reageerib vaenulikele raketiohtudele ja drooniohtudele. Sõjavägi kutsus inimesi järgima ohutusreegleid, mis viitab sellele, et rünnak oli massiivne. Ja need rünnakud viib Iraan läbi just nende samade mereväe ja õhuväe jõududega, mida Donald Trumpi sõnul Iraanil ammu enam pole. Sest USA hävitas need täielikult juba paar kuud tagasi. See meenutab mulle väga olukorda, kui venelased, mäletate, 2022 aastal pressikonverentsidel rääkisid, kui palju sadu lennukeid ja tanke Ukraina relvajõududelt nad hävitasid. Kui nad väitsid, et Ukrainal pole juba ammu enam õhuvägesid ja nii edasi ja nii edasi. Trump käitub täpselt samamoodi. Ja just neil hetkedel võib relvarahu režiim Iraani ja USA vahel tõesti kokku kukkuda. Viimastel päevadel on pinged USA ja Iraani vahel kasvanud ning laupäeval toimus järjekordne löökide vahetus. Nii et lõpuks lõppes kõik sellega, et Trump ähvardab jälle lihtsalt Iraani hävitada. Seega on fakt ilmne. USA ja Iraan pommitavad taas üksteist, seades taas kahtluse alla habras vaherahu. Ja täna USA suursaadik ÜRO juures Mike Walt teatas, et Ameerika Ühendriigid jätkavad löökide andmist Iraani sõjalisele infrastruktuurile, kui Teheran ähvardab laevandust Hormuzi väinas. Järgneb tema tsitaat. Mike Walt teatab. Kui Iraani režiim kas või hetkeks arvab, et president Donald Trump istub käed rüpes, kuni Iraan jätkab rahvusvaheliste laevade või meie baaside ründamist karistamatult, siis ta eksib rängalt. USA jätkab vajadusel kasutama sõjalisi meetmeid nende infrastruktuuri hävitamiseks, mida nad püüavad kasutada rahvusvahelise veetee ebaseaduslikuks kontrollimiseks. Trump annab diplomaatiale alati võimaluse, kuid presidendi kannatus ei kesta igavesti. Ärge isegi mõelge, et president Trump ei kavatse kaaluda kõiki võimalikke valikuid, et saavutada mitte ainult meie eesmärk, vaid ka kogu maailma eesmärk, et Iraanil ei oleks kunagi tuumarelva. Ja nüüd, igapäevaste sündmuste taustal, igapäevase olukorra pingestumisega ei ole selge, kas juba teisipäevaks Šveitsis planeeritud järgmine USA ja Iraani tehniliste gruppide läbirääkimiste voor üldse toimub. Vastastikuse mõistmise memorandumi raames kohustus Iraan tegema kõik endast oleneva, et tagada kaubalaevade ohutu läbipääs Hormuzi väinast. Omakorda tühistasid USA Iraani sadamate blokaadi.
ja nii jõudsidki eelmisel nädalal Šveitsis peetud läbirääkimistel USA delegatsioon eesotsas asepresident J.D. Vance'iga kokkuleppele Iraaniga, et luuakse, nagu nad ise väljendasid, kuum liin Ameerika sõjaväe ja Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe vahel, et koordineerida laevade liikumist Hormuzi väinas. Juba siis ütlesid paljud, et see on mingi jama, teie, kuidas saab midagi sellist lubada? Et te loote ühendusliini Iraani, Ameerika armee ja islamirevolutsiooni kaardiväe vahel, keda te tegelikult nimetate terroristideks. Tuletan meelde, et IRGC-d peetakse Ameerika Ühendriikides seaduslikult terroristlikuks organisatsiooniks. Ja J.D. Vance ütleb, et me lõime laheda ühendusliini Ameerika armee ja terroristide vahel. Ma ei tea, kui alandav see on Ameerika sõjaväelaste jaoks, kui neile öeldakse, et nüüd peate te telefoni teel suhtlema terroristliku organisatsiooniga, mille me ise oleme selliseks tunnistanud. Ja tänase seisuga see otseliin ikka veel ei töötanud. Keegi ei helistanud kellelegi. Olukord teravnes, kuna Iraan teatas taas vajaduses koordineerida laevade läbipääsu ainult oma poolelt. Aga on veel üks rinne, kus rahust pole üldse juttugi. Täna kirjeldas väljaanne Axios seda olukorda lihtsalt suurepäraselt. Israelis, Libanonis ja USAs mõistetakse, et eelmisel päeval sõlmitud kokkulepe võib hävida ega pruugi kunagi reaalsuseks saada. Allikate sõnul on kõik osapooled mures, et tehing võib viia Hezbollah jõulise reaktsioonini. Rühmitus võib eriti just taas viia Liibanoni kodusõtta, eirates kõiki neid kokkuleppeid, mis sõlmitakse ilma temata. Lisaks märgib Axios, et Iisraeli ja Liibanoni vaheline kokkulepe on vastuolus mõningate Šveitsis, USA ja Iraani vahel saavutatud kokkulepetega. Ja seega võib see vaherahu keerulisemaks muuta. Eelkõige õnnestus Iraanil juba niigi kaasata Liibanoni konflikt oma läbirääkimistesse USA-ga. Mõistmise memorandum kutsub juba pooli üles järgima relvarahu režiimi Liibanonis ja tagama riigi territoriaalse terviklikkuse. Mõeldakse seda, et Iisrael peaks oma väed välja viima. Samuti on teada, et USA ja Iraan leppisid kokku uue konfliktide ennetamise töörühma loomises koos Liibanoni ning Pakistani ja Katari vahendajatega, et tagada relvarahu režiimi järgimine. Ja nüüd Axiosi andmetel šokeerisid USA ja Iraani vahel saavutatud kokkulepped nii Iisraeli kui ka Liibanoni ametnikke. Nad pidasid seda Hezbollah positsioonide tugevdamiseks ja Iraani mõjuvõimu legitimeerimiseks selles riigis. Liibanonlased olid üldse ootamatult tabatud. Axios toob samuti välja mitu üksikasja Iisraeli ja Liibanoni vahel peetud läbirääkimistest, mis toimusid eelmisel päeval Washingtonis. Ametnike sõnul andis ainult kõrgetasemeline tähelepanu Washingtoni poolt mõlemale poolele selgelt mõista, et selle rahuleppe sõlmimisega on selgelt kiire. USA palus samuti Iisraelil teha tekstis 2 muudatust, et tagada kokkuleppe sõlmimine, sealhulgas Iisraeli vägede väljaviimine ühest Lõuna-Liibanoni külast, mis on praegu Iisraeli okupatsiooni all. Ning samuti selge avaldus selle kohta, et see saab olema vaid laiemat Iisraeli vägede ümberpaigutamise protsessi algus Liibanoni piiridest väljapoole. Aga siin on teile viimase hetke uudis. Iisrael kiitis heaks sõjaliste operatsioonide jätkamise Lõuna-Liibanonis. Sellest räägitaksegi Iisraeli sõjaväe avalduses, mis avaldati 2 päeva pärast viimase relvarahu kokkuleppe allkirjastamist. Iisraeli kaitseväe peastaabi ülem, kindralleitnant Eyal Zamir, kiitis need plaanid heaks vastavalt relvarahu kokkuleppele. Reedel õhtul allkirjastatud 14-punktiline kokkulepe lubab Tzaalil tegutseda rünnakute, ohtude ja vaenulike kavatsuste vastu, mille on esitanud Hezbollah. Kuigi Hezbollah ja Iraan lükkasid viimase kokkuleppe tagasi, nõudes Iisraeli vägede täielikku lahkumist Liibanonist, lükkas Iisrael selle samuti tagasi. Ja lõpuks, isegi pärast Washingtonis allkirjastatud 3-poolset kokkulepet USA, Iisraeli ja Liibanoni vahel jätkuvad sõjategevused Liibanonis. Selline ongi nende Lähis-Ida teemal sõlmitud kokkulepete kaal. Siia jätan 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Ja kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!